Tere hommikust, kallid televaatajad. Tere! Alanud on järjekordsed füüsikaminutid ja mis me siis täna teeme? Tead, mul on juba hommikust saatunud kohutav maguseisu. Mis sa arvad, kui teeks täna midagi head? Teeks täna näiteks jäätist. Ja sa jõudsid juba maja ette organiseerida selle suure jäätisauto. Ei. Meie teeme seda hoopis teistmoodi. No nii, valgusta mind. Aga aitab lavast. Asume asja kallale. Okei. Nii. Niisiis, mina olen kokk Kala. Ja mina olen kokk Heli. Ja täna teeme üheskoos jäätist. Mis meil vaja on? Kõigepealt jäätis ilma kooret oleks vist väga kummaline. No, seega üks pakk tavalist vahukoort. Ma eeldan, et seda maja ka vahustada siis. Niimoodi. Oleme kõigepealt vahukoore ühte suuremasse kaussi välja, siis meil on pärast siin ruumi tegutseda. Niimoodi. No nii, ma eeldan, et seda maja vahustada kahtlemata. Jah. Aga kas sa suhkrut ka annad äkki? See ei ole eriti magus. Mis jäätist me täna teeme? Kas teeme šokolaadijäätist, teeme marjajäätist? Maasikajäätist. Maasikajäätist. Mul ongi siin üks maasikamoos. Nii et kohe suhkrut ei panegi? Ma arvan, et tegelikult siin moosi sees on seda suhkrut kohe päris korralikult. Täitsa magus. Mis arvad, palju me teeme paneme umbes? No ma ei tea, vaatame, kuidas ta siin seguneb. Ta on selline klimpis. Tuleb teda natukene mahustada. No, vaata, hakkab minema. No nii. Juba niipea, kui sa andsid. Kas on? Ma arvan, et aitab. 4-5 rusikatäit. Et siis eriti maiad panevad kohe pool purki. Jah. Meie oleme mõistlikult mai. Kuule, täitsa vahtu läks niipea, kui sa panid moose sisse. No nii. Mis veel? Nüüd meil ongi vist enam-vähem valmis, et võiks viia mõneks tunniks kuhugi külmkappi. Mul on sul kurb uudis 4 minuti pärast on uudised. Sel juhul teeme täna ühe kiirjäätise. Mul on siin midagi vist müstilist. Öelda lumenkuninganna hingust. Oleme seda ka siia. No, proovime. Oota. Siis ilmselt muusikas on mõistlik. Kuule, ma ei näe mitte midagi. See on väga hea jahutus kahtlemata. Äkki sa reedad, mis on selle salapärases pudelis on? Tegelikult on siin vedel lämmastik, ehk siis peaaegu -200 kraadi külma. Nüüd ma saan aru, niimoodi saabki kiirjäätis valmis, jah? Kohutavalt palju. Sest tavaliselt läheb ju mingi mitu tundi, kuni jäätis maha jahutatakse. No, pane veel. Pane kohe julgelt, ma arvan. Kipub siia servadesse minema. Mis sa arvad, et kui see keeb siin nagu selline nõiakatel, et me pärast seda süüa ka julgeme? Või peaks kartma, et me oleme siin stuudiopõrandal siruli ja käpad taeva poole, kui me sellega maistama hakkame? See ohtlik näiteks. Varsti on suvi käes, kellele see füüsika enam ikka korda läheb. Pole ju suur kaotus või mis? Tegelikult on ju lämmastik, see, mis meil on igal pool õhus siin ümber ringi. Ja kui me ta siia sisse oleme, siis ta tegelikult aurab ära, aga ta jahutab meie jäätise maha. Et ei ole mürgine gaas, mis tapab inimesi. Seetõttu me ilmselt jääme elama ka pärast selle söömist. Jah. No, peaaegu. Nüüd sa pead vist ettevaatlikult panema veel natukene. Kuule, ma julgeks juba proovida. Võib-olla on natuke veel vaja. Siin on see saladusloor on nii suur ees. No, katsetame ära. Aga proovime. Tundub täitsa jäätis. Nii kui me läheme seda teistele pakkuma, tuleb ikka ise järgi. Kuule, päris hea. Mul ei hommikuseks söömata, ma võtan veel. Täitsa hea. Kuule, jama.
seda, et meil on tegelikult füüsikaminutid. Jah. Seega, mis siin on siis pistmist füüsikaga? No. Aga miks see jäätis nii hea tuli? Miks ta selline mõnus ja pehme on? Asi on ju tegelikult selles, et kui me paneme jääkuubikud kappi, siis nad võtavad kaua aega, saame suured jääkristallid. Ja mõte ongi selles, et kui me kaua jahutame, siis tulevad sellised suured tükid, sulatame tavalise jäätise üles, paneme külma, on sellised vastik vesine maitse juures. Aga kui niimoodi 3 minutiga jahutada jäätis maha, siis ta on hea mahe ja ühtlane. Lähme siis kõik ära söö. Ja me viime oma sõprade stuudiomeeskonnast ka. Jah. Me lähmegi jäätist pakkuma. Ja teiega kallid televaated kohtumised nii järgmisel nädalal. Nägemist.